Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Saartemängude Gotlandi kriteerium kuulub perekonnale Lauk. Andres, sina võitsid 1999. aastal ja nüüd tänavu 2017. aastal äsja triumfeeris Karl Patrik. Kuidas Karl Patriku sõitu jälgisid? Milline pulss oli? No, ikka oli. Kõrgel. Ja kui palju esimesena üle finišijooned oli? Rõõm oli suur. Tulid päris aeglaselt tegelikult. Ma seda ei oska niilata, ma vaatasin rohkem, kuidas keegi positsioneerib. Millise hinnangu siis poja sooritusel täna annad? No, kõigepealt tervikuna meeskonnale väga hea sooritus. Kuldmedal? Ei, ma pean meeskonna tegevust silmas. Et ei mindud paanikasse, olukorrad lahendati ära, isegi kui see oli natuke, see tundus miinuspoole peal olevat. Ja Patrikul oli piisavalt jaksu tahtmist, et selle taanlasega siis koos edasi liikuda. Karl Patrik isa juba mainis seda meie jaoks juba legendaarseks saanud taanlas nendel võistlustel. Kahekesi olite eest ära, oli karm mees? Tea, kas ta nii legendaarne on, aga tugev oli ta kindlasti selles suhtes nagu üld nii-öelda munkimispoole pealt oli ta kindlasti nagu jõuga üle, aga rajaliselt oli selles suhtes ma sain kohe aru, millise taktika ma pean valima, et selle osa tööd tegema, et mitte selle tõusu osa peal ise rapsima. Ja suutsin ta panna sellesse olukorda ja enda kasuks selle pöörata ja lõpus ta ikkagi üritas mind paar korda maha jätta ja tegelikult sai sellega päris hästi hakkama, aga siiski oli piisavalt palju sees, et see uuesti kinni sõita ja ta kasutas päris hästi ära neid mehi, kes olid tegelikult ringiga saanud ja motikaid. Aga lõpus ma enam taaga tööd ei teinud, sellepärast ma nägin, et nii kui ma tööd teen, siis ma panen ennast sellesse olukorda, et ta on jälle minust sammu ees. Kui motiveeriv oli tänases võistluses isa tulemas korrata? Austus ma ei mõelnudki selle peale. Aga vinge ikka selles suhtes 20 aastat. 20 aastat sama asja korrata, et kindlasti on see süke omamoodi tähelepanek. Järgmine Lauk tuleb 20 aasta pärast. Jah, nüüd on sinu kohustus seda traditsiooni hoida, et kui 20 aasta pärast Gotlandil saarte mängud toimuvad, siis perekonnanimega mees Lauk selle sõidu hoidab. Oleks vinge küll, jah. Hakka tööle. Palju õnne, mehed! Ja, aitäh!